sul on saab või? Kui ei ole veel, osta ära tonn 900. Pestud ka, nad praegult on natukene siin törk, mingit vett ja värki peal, vaata. Muidu normaalne pinna, sellest, et mul on vahetatud ka asja. Mul on 2 Boschi kojamehed, aga pagassis on... Tule vähem vaata. Kiiresti peab nuppuma, et ma vaata, et pagassis on. Aga siin on vaata nagu normaalne tutikad, Boschi raamita kojamehed ka, vaata mul veel. Kuule, aga tegelikult motopurgi video, väike nõks. See auto ka seal, vaata. See on vana tuttav auto, eks ju. Meil on motopurgis on 3 liiget hetkel. Kaamera taga on Henri, eks ju. Selle auto omanik on ka, vaata. See on seal, vaata, kõnnib ringi. Nimi on Ragnar, tegelikult on Ragnar. Vana hea, terve elu Ragnar olnud, vaata. Ütle paar sõna enda kohta. See on kahjuks minus ära. Võib-olla olete näinud. Üks saade oli ka. Panime Jaarisega joonele. Igapäeva daily driver, nagu mõni ütleb. Mees siin rääkis ennem kojameestest. OEM, kojamehed. Ei, tegelikult rääkides asjast on praegu hetkel kerge eriolukord. Eks siin selle saate tegemine on ka veidi keeruline. Ja mõtlesime lihtsalt, et väike update teha siis teile siia. Meie poolt ka, et endiselt mehed on olemas, pole ära kadunud. Mõtlesime siin Frediga, et võrdleme veidi, kellel suurem on. See, kui palju autole kulutatud on. Hakkab pihta. Kiire võrdlus jah, et kellel rohkem raha alla on läinud, mida me teinud oleme. Et nagu minu oma on siis see Saab ja see on siis see Raksi auto. Normaalne Sara nagu, mõlemad normaalselt enam-vähem. Bensiinikas mul siis, kes on näinud videot, see teab. Aus diisel. Minu arvamus teate diislist, aga palju me autol allal on pannud, Kas me räägime nendest, et kui palju me oleme nagu üldse alla pannud või ainult need, mis on vajalikud olnud nagu, sest et mul on nagu suur summa on mugavus nagu. Selles suhtes mul on ainult nagu see, mis vajalikud. Selge. Võtan kiirelt kohe telefoni välja, et öelda, mis ma olen vahetanud autol. Raks, räägi nii kaua ise. Saan aru, et pendeldame ka auto vahet. Alustame sellest. Olin tükk aega juba sõitnud, kui hakkas krigisema. Mõtlesin, et okei, piduriklots vajab vahetuseks mingi 120 vist. Jah, 120. Siis liigun siia ettepoole. Sõitsin üks sügisene ilm oli. Mingi hetk hakkas autol põlema tuled, nagu näiteks Traction ja ABS, eks ole. Tuli välja, et see oli ABS-i andur, aga ma ei teadnud, milline, eks ole. Või kus. Esimesena läksin diagnosti, siis 20 € veel sinna juurde. Ma sain teada, vasak esimene ABS, vahetasin ise ära, ABS-i andur 35, paneme juurde. See oli suht easy fix isegi. Aga siis üks sügisene ilm läks vähe libedaks. Panin pauti mingile vanal tagant sisse, sest ta pani mul ees plokki. Sain siia siukse ilusa rusika juurde augu, eks ole. Ma ostsin B-varu osa, mingi Japan parts, kõige odavam 80 € stange. Aga endal nuppi ei olnud, et seda ära vahetada, siin sõbra juurde. Ma vahetasin seal ära. Tubli 5 tundi, 4 tundi läks sinna jälle. 80 stange pluss 70 äkki oli värv vist. Ehk siis umbes 150 läks ja esinina peale. Keneka rihm, 10-kas, päeva juurde. See aasta hakkas uuesti vilisema. Et viisin remonti. Remondist öeldi, et terve kenekas läheb vahetus. 180 läks sinna, 180 juurde. Sõitsin edasi ja siis üks hetk, seda tegelikult on isegi sellest Mamsi masinat võrdlusest näha ja kuulda isegi, Fredi isegi kommenteerib seda, et see auto sisemine müra on päris kõrge. Teada, et iga kord, kui tööle sõidan järve vanal parem kurv kerge, siis ei vaita. Siis arvan, et okei, rattalaager. Ja lõpuks läksin parandusse ja siis sai viimase tubli paugu veel 2 sotti sinna otsa, nii et teie juba näete, palju mul kokku läks. Ma isegi ei oska öelda, ma pakuks, et mingi 5-6 sotti vahel kuskil on mul selle auto all läinud. Jah, see võtab minu osa kokku. Vaatame, mis Fredil vastu pakkuda. Raks väga mugavust sai panustanud oma autoga, et tal on hädavajalikud parandused. Mul on hea vaata, mul on natukene paremini läinud autoga, kuna normaalne Rootsi kvaliteet. Esimesel nädalal äkki istusin kohe kiire parandusega, Sumps lihtsalt läks pooleks alt. Põhimõtteliselt väljalaskesüsteem on korrastatud, Sumpsi see keskmise osa keevitus läks 80 € maksma. Ma siuke ise tegija ei ole väga, et ma teen mingid väiksed asjad, teen siuke nipet-näpet, pudi-padi vaata. Mingit suurt parandust on vaja teha, siis rahakott on suur vaata. Mugavusest siis oligi järgmisena seest kohe. Vaata ei kannata, kui heli on mingi kehva, nii et panin normaalsed kõlarid, kõik 4 tükki ees aknalaual taga. Hertzi omad tagumised olid 80, esimesed olid 50, siis mingi sott 30. Maki vahetasin ka välja, et oma mussi saaks pioneeri lõudõud, kõik jutud, särgid, värgid. Ja see oli mingi 100
70 äkki. Lisaks veel seest oli ka väikse autokompuutri paneel. Raks tellis selle mulle sünnipäevaks, see oli 30 või? 35 euri. Ja ma mõtlen, et sees ma vist rohkem midagi ei ole teinud. Käbe vaatan siia alla ka, kas ma siin tegin midagi. Siin ma ei teinud midagi. Mõnus truttbar ka siin, päris rallivärk see auto ikka. Vedeliku tase on veits madal, aga muidu on timm nagu, seda mul on pagassis olemas. Käisin Narvas vahepeal detsembri alguses, siis seal teed on ikka veits kehvemad kui meil siin Tallinnas, et kuigi Tallinnas pole ka kõige paremad ja plaksti pani karteri põhja vaatas, kui august läbi. Õli jooksis välja, kõik mõnus, Narvas vene keelt ei oska, vaata, autot vaja mingi paari päeva pärast, et Tallinna tagasi tulla. Võtsin Narva kõige suurema töökoja, et ma muidugi enne ühendust ei võtnud, et kas nad parandavad või mitte. Lähen kohale, isegi töökoja juhataja ei rääkinud eesti keelt. Õnneks tõmbasin tüürukule kõnet peale, ta räägib vene keelt läbi telefoni veits tõlget. Vahetati ära, mingi 2 päeva hiljem sain auto kätte. 220 euri koos õlivahetusega ja siis see ongi filter ka nagu 10-12 euri, selle vahetasin ise. Esituled vahetasin mingi aeg ära, no ma mõtlen pirnid nagu, litis mingi 30 euri äkki või 20 euri, 25 paneme siis. Ma ei tea, mis see kulu siis tuleb kuhugi siia või tuleb ekraanile, ei tule, ei tea, vaatab. Et ilmselt natuke vähem on siia kulunud, ma arvan. Ja võib-olla lihtsalt kütuse kulu on veits suurem. Muidu on normaalne pill, paugu pill. Kuule, Raks, räägi, kes sa üldse oled Motopurgis, et nagu, mis sa nagu teed üldiselt? Jah, kui võtta seda kokku, et tegelikult Motopurg üleüldiselt Fredi alustas seda ideed või küsis mu käest, et kuule, teeme pulli pärast saate. Kõige esimene saade Saabist, sellest samast on selle põhjal tehtud. Eks ma siis sealt võtsin veidi nagu produtsendi rolli üle või? Mina olen see, kes vastutab kõige siis monteerimise eest, mida me filmime, kus me filmime. Olen nii-öelda tehniline pool selles suhtes. Henri varustab neid nii-öelda kaamerate ja selle poolega. Eks ta umbes sinna maale jääb ka vastutuse poole pealt. Me oleme vist natuke rääkinud ka mina kaamerate tuleks mõne autoga. Et see kindlasti juhtub. Praegune olukord tõmbab veidi ohjasid kokku poole, aga sellegi poolest ma arvan juba järgmiste lähiplaanides olevate autode puhul on ka võimalik mind juba näha seal. Kindlasti hakkab meil tulema rohkem varieeruvust, et ei pea ainult Fredi Basti nägema, saate ka mind näha. Henri ka. Henrit te näete millegi kindlasti. Aga kas ta saadet hakkab tegema, selles ma kahtlen? Ma ei tea, kaamera taga paar sõna vitsib öelda enda kohta. Mis sa tead Henri autot? 4 ratast ja rool. Normaalne, selles suhtes, et nagu lihtne maailmavaade vaata mingi auto. Hea küsimus kohe, Henri, selle jutu põhjal, kumma auto võtaksid? See on see kaamera mehe lüke, vaata. On ka üks suurem plaan olemas Motopurgile. See nõuab kõvasti rohkem asju meie poolt, nii tehniliselt kui ka kõike muud hetkel. No sellega me tegeleme hetkel, aga seda kindlasti veel niipea ei näe. Kui nüüd üleüldiselt võtta nagu lõpus selles suhtes kokku, et mida me pole kunagi rääkinud tegelikult, miks me sellist Motopurgi, mis asi see on üldse siukene. Siis tegelikult Motopurgi idee, nagu Fredi ütles, lihtne vaade motomaailma. Me keskendume puhtalt igapäeva inimese arusaamal autost, et me ei räägi tehnilisi jutte ja ma arvan, et sellest võib aru saada, kui me siin autosid tutvustasime. Aga jah, et ideid on. Siukses formaadis asju mõtlesime ka rohkem teha, et nagu igapäeva elu näidata võib-olla nagu, et näiteks mingi autoga hüppesse läheb või pauku päev või mida, nagu ikka vaata. Eks me vaikselt siin sõuame ja võib-olla varsti ostame uue auto ja siis saab jälle videot teha, Ei, selles mõttes ütleme seda, et autode poolest need kõikist te vaatate seda ja tahate pakkuda oma autot meile, kui teil on mingi äge unikaalne auto, siis why not? Ma arvan, et kui praegu kokku võtta see asi, siis eks me siin eriolukorras püüame kõik ellu jääda ja kuidagi aega sisustada, et nagu te näete, me hoiame täna ka suhteliselt palju distantsi ja vaatame, millal see eriolukord läbi saab. Senikauaks aga nagu ütlevad talurahva tarkused ja vanad eestlejad, siis hoidke kered kõvad ja nii ta on. Vaata seda, vaata, mingi tuus see tuleb. Külg seda. Tänane saade on purgis.
aga siinkohal ma arvan jah, et ärme rohkem nii et ütle. Sellega on kõik motopurk lõpetanud tänaseks. Me oleme endiselt elus ja kindlasti tuleb veel midagi, nii et mina olen Raks, nagu te tuttavaks täna saite. Ja mina olen Frets ja endiselt Frets ja hoidke kered kõvad ja näeme. Peace out.